Hetkel me oleme siis Jaama tänava lõpus, mis on siis selle aasta viimane suurem tee-ehitus Põlva vallas ja valmis peaks see saama siis 7. novembril. Paljud inimesed on küsinud, et miks just see teeobjekt, et valla kodanikel ei ole selleks väga suurt kasutust. Aga teeobjekt on sellepärast, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist oleme saanud siia 100 000 euro ulatuses toetust, sest see on ettevõtluse poolt kasutatud tee. Ja tänu sellele me ka seda teeme, et ei ole täitsa valla eelarvest, et kogu maksumus on 195 000 ja 100 000 tuleb siis riigi poolt. Kui kaugel need tööd praegu on? No, tööd on nii, et killustik alus on tehtud, et siin ainult ei saanud piirduda freesimisega, sest kuna on raske transpordi jaoks kasutada, pidime tegema ka killustik aluse ja põhja. Kui kaugel on Himmaste Taevaskoja tee ehitus? No, selle objektiga võib öelda, et see on meil kõige õnnetum tee-ehitusobjekt sellel aastal, sest siin ilmnes kahjuks see, et ühte kaablit ei olnud geoalusel ja pidime vahepeal panema tööd seisma ja Elioni ja töövõtjaga koos siis leidma lahenduse, aga tänaseks on lahendus leitud ja reservtoru on paigaldatud ja nüüd saab töödega edasi minna. Kahjuks pindamiseni ta sellel aastal ei jõua, sest pindamiseks soodsad ilmastikuolud on selleks aastaks läbi. Et saab aluspõhi ja killustik alus ja kõik ära tehtud ja pindamine jääb siis kevadesse. No, teed kasutavad peamiselt ikkagi kohalikud elanikud. See mingi transiittee ei ole ja raskeveokitele jääb see tee suletuks ka siis, kui me paneme ta kõvakatte alla, et mitte ära lõhkuda. Aga siin on just olnud probleemne aastaid ja aastaid seesama taustaks olev Mäenõlv. Siin on alati tekkinud uhtumisi, et sellel aastal saavad ka need Mäenõlva kraavid ja nõvad saavad munakivi sillutise ja sellega peaks olema see probleem ka lahendatud. Selle aasta teetööd hakkavad siis Põlva vallas ühele poole saama, et mis nüüd selle suve jooksul on tehtud ja mis järgmine aasta plaanis? No, selle suve jooksul on saanud mustkatte siis Orae tee ja tänava valgustuse samuti. Korda on tehtud Kesk- ja Jaama tänav, saab ka Jaama tänava lõpp ja saab ka siis Himmaste Taevaskoja tee, küll jääb siis pindamine järgmisse aastasse. Kogu maksumuses oleme töid siis teostanud natuke üle 1 000 000 euro. Järgmine aasta liigume samuti edasi Jaama tänava viimase lõiguga. Seda me teeme siis koos raudteejaama ümbrusega, mis saab ka korrastatud projektirahadega ja samuti on plaanis suurematest töödest järgmine aasta Võru tänav. Võru tänav on siis algusest lõpuni uue katte alla? Algusest lõpuni uue katte alla, vaatame kõnniteede lahenduse üle ja ilmselt on seal ka vaja teha sadeveed.